peatreener, nagu sa juba ütlesid, Roman Kožuhovski. Just, Roman Kožuhovski. Nii on, et lähevad kasti riputama. Vähemalt kaitseliini järgi ja tulebki tõsta sinna kaitseliini ja saadakse seal löögile ka ja oi, kui napilt läks paremal äärel. Et rünnakul on Košuško ja Gabore ikkagi seal ees. Nüüd Filatov tsenderdam. Oi, ja Gabore võtab alla, aga väga pehme, tahtis väga pehmelt saada ja... Brünn oli talle seljaga, nii et Brünn oli raske seal võidujooksu organiseerima hakata, lähtepositsioonil väga erinev. Oi, ja nüüd Jermatšenko tuleb selja tagant ja nüüd on kas tõesti 2-2, olukord 3-2 juba tuleb siit teiselt äärelt Demidov ka. Pannaksegi Demidovele pall. Demidov ja kas tuleb jõuab peale löögile ka? Oi, omale ja lüüakse omale. Ja FC Kuressaare siin 36, 37. minutil juhtima läheb. Ja see süsteem, mida me siin rääkisime, et Sander Posti need plaanid mängu arenedes hakkasid üha rohkem vilja kandma ja vasturünnak antud momendis tõi ka edu ja Demidovat, keda me siin mainisime, et ei ole nagu pildis, tuli korra pilti ja kohe sündis. Jaa, vaatasin, et just Lipp on spurtimas sealt, aga Lipp nägi väga hästi ära. Jah, aga olukord, kus olukord tekkis keskväljal, lahtise palli. Mängukäiku või täiesti selline tavaline jah, sest nagu me siin ennem juba mängu siin poole keskel Irje eksib siin keskväljal ja Lipp läheb jälle. Oi, läbi. Ja Ilinile varianti siin lüüa teine veel, aga Matrossov on valmis ja jäi lõtuks pehmeks ka. See on mõnes mõttes võib-olla isegi riski business, aga kui Sander Post on oma veste selle, seal on nüüd kassis olukord, tuleb peale löögi. Saab löögile. Oi, aga nõmm pika mehena, see on lihtne saak. Rääkis Pajulum, et ma lähen sinna ja panen mu pea peale. Ja tulebki taha Posti tegelikult senderdus ja Matrossov peab tõrje tegema. Et kas Sander Posta täna ka välja vahetab, kuigi lähtudes sellest, et transport praegu surub. Ja nüüd Košuško tuleb äärelt läbi ja sealt tuleb senderdus ka sisse ja täpselt tuleb ja nüüd on 1-1. Gabore lööb 1-1 64. minutil siis. Jah, ei, väga rahulolematu on Nõmm seal oma keskkaitsjate peale ja tegelikult nii Pajunurm ja Brunn olid teda seal atakeerimas, aga tema füüsilised eeldused ja omadused siis antud juhul jäid selles olukorras peremeheks. Ja oma 4. värava sellel hooajal lööb Gabore. Vaatame seda olukorda korra. Jäädakse lihtsalt kuidagi... No ta tuleb jookseb ilusti, näed, Pajunurm on seal... Aga me seisame jälle. Jällegi Kuressaare kuidagi... Mis nime kasutada? Mis nime tal on? Alfonso. Ise oleks ka pakkunud Alfonso. Nii, aga Gabore on seal jälle aktsioonis ja meie mehed lendavad siia ja teisele poole. Ja nüüd teisest lainest tuleb Filatov ja lööb peale, aga Nõmm. Nii, nüüd oleks võimalus vasturünnakule minna, jah. Lipp läheb, astub mööda, Iliniga seal kahekesi ja nüüd tuleb veel appi. Kuidagi astus palli peale Lipp. Ja nüüd käis korra jalg ka ja kohtunik näitab, et tõuseb püsti. Jaa, et minu mõelest ka seal, kui vaadata, siis nagu... Ahah, aga kohtunik Tanel Üprus läheb vaatama. Astus sinna jala peale natukene, vaata, hopp. Ja astub jala peale, et see on nüüd... No tõlgendamise küsimus. Mina ütleks, et ei ole penalti. No siis on 1-1, vaatame kohe, mis kohtunik otsustab. Ja penalti ja... Aga täna vaatab. Täna on pilt peal. Ja Märten Pajunurm viib FC Kuressaare 75. minutil juhtima ja näitab, kuidas kooki ka tehakse. Ei tea, kas see oli sünnipäevatort, mida Märten Pajunurm näitas siin publikule, aga mingi kook see oli. No usun, et meeskond enne mängu mingil juhul torti ei söönud. Ja, et näitas, et pärast sööme koos torti ka, kui see mäng koju peaks tulema. Aga Märten Pajunurm, jah, kindlalt siit... Jah, aga minu jaoks saab puhkama. Transimehed palli teisele äärde. Vaatame seal, aga Kaptsevil tekib varianti. Lööb peale ka väga tegelikult sellise kukkumise pealt, nii et selline +4 ja... Ilin. Normaalne. Nüüd saab Kivi. Ja nüüd saab Kivi jooksu. Saab jooksu. Ja kas seal tekib varianti ka? Lööb ära, no! Ei, ja Oi! No see oli ikka väga kuidagi kittunud kõvasti, et mees juba siit keerutamas on. Santos lööb peale. Oi, ja tuli ilusasti alla nurkaga, Nõmm oli valmis ja nüüd.
sünnipäeva tantsuks seal nurgas ja joonekohtunik oli ka nagu tantsuosaline. Aga nüüd kõlabki peakohtuniku Tanel Üpruse lõpupile FC Kuressaare siit Kuressaare linnastaadionilt esimeselt murumängult 10. voorus võidu 2-1 võtab. Narva Transi peatreeneri Roman Košukovski. Роман, какие у тебя впечатления? Ну, в первую очередь разочарование, потому что результатом все-таки я думаю, что второй тайм достаточно мы играли качественно. И, ну, на мой взгляд, вторая половина, понятно, что и ход игры так располагал, что нужно было отыгрываться, поэтому приложили максимум усилий, чтобы сравнять. У нас получилось, потом, конечно, пропустили с пенальти, но обратно же отношениям ребят доволен. Ну а для меня, конечно, такие двойственные чувства, потому что Курусары, но это не означает, что, можно так сказать, если в шутку говорить, что получается вторую... Подарок сделал? Ну, я не скажу подарок, но в принципе Курусара взял. Но надо помнить, что у нас был период после Курусары, как раз там мы показывали, вернулись, когда проиграли в Нарве, и показали достаточно хороший и футбол, и результат. Поэтому надеюсь, что будет так и после следующей игры. Tõlgin ära ka, mis Roman rääkis. Roman ütles, et kindlasti on ta pettunud tulemuses. Teine poolaeg mängis meeskond hästi, oli vaja värav tagasi lüüa, domineeriti, pingutati, üritati, jõuti ka viigiväravani ja siis tuli see ootamatu penalti. Meeskond võitis ikkagi lõpuni, aga seda ei õnnestunud teha. Samas on tal ka vastakad tunded selles mõttes, et FC Kuressaare endise peatreenerina on ta ju ikkagi ka FC Kuressaarele kaasa elamas, aga eelmine mäng, kui FC Kuressaarele kodus kaotati, läks meeskonnamäng paremaks, saadi mitmed võidud ja loodab, et nüüd läheb ka teistpidi. Roman, если смотреть две последние сезона, то Нарва Транс стал для FC Kuressaare командой, от которого FC Kuressaare возьмет очки. В прошлом году выиграли 3 игры, проиграли 1, и в этом году выиграли 2. Почему это так? Можно, в принципе, на данный момент говорить, что может быть неудобный оппонент, потому что, ну, на данный момент, ну, понятно, что я как главный тренер Нарвы и в целом наша команда постарается все сделать, чтобы это в будущем убрать. Ну, эту, можно сказать, такую негативную статистику. А поздравления для FC Kuressaare, день рождения. Ну, конечно, все лучшие пожелания, потому что, ну, откровенно говорить, что я сегодня ехал в Курусары, все равно есть ностальгия, все равно есть приятное чувство, что я возвращаюсь. Ну, понятно, в роли другого, уже вроде как оппонента, но все равно всего наилучшего. Курусары всегда остается в моем сердце, поэтому с днем рождения, но я точно не хотел делать такой подарок. Aitäh, Roman! Küsisin Romani käest, et kas ta tegi meeskonnaga teadlikult FC Kuressaare sünnipäeva kingituse, saades tal on kahetised tunded, et kindlasti FC Kuressaare meeskond talle meeldib, aga kindlasti ei tuldud siia tegema FC Kuressaare kingitust. Siis küsisin ta käest, et miks on niimoodi, et FC Kuressaarele on Narva Trans kujunud viimastel hooaegadel selliseks meeskonnas, kelle käest võetakse punkte. Siis Roman arvas, et see on nii läinud, aga treenerina teeb ta edaspidi kõik selleks, et see seeria ükskord lõpeks. Aga nii, Kuressaare poole pealt meil on Rasmus Saar, FC Kuressaare enda klubi kasvandik. Kõigepealt palju õnne sünnipäevaks. Suured tänud. Mis sa arvad, kui oluline oli täna FC Kuressaare meeskonnale võita just FC Kuressaare sünnipäeval ja kas see oli lisamotivaator täna Narva Transi vastu? Ma ütles küll, et võib-olla lisamotivaator, et koduväljak, muruväljak, ilus väljak, väga mõnus oli mängida, publikut oli, elasid kaasa, et see andis kõvasti jõudu juurde. Super päev. Räägime pisut seda penalti situatsiooni, et väljakul teadsite, millist olukorda VAR uurib või olite kõik teadvudes omavahel mingi keskustelu käis, et mida kohtunikud vaatavad? Ei, seal korra oli dilemma, et kas vaatavad seda Otto olukorda või siis siin Pajunurme olukorda, et kumb saaks või et kui ausalla ma ei näinud kumbagi olukorda, et mis seal nagu toimus, et järsku ülistati penalt meile ja vist pale, et see Paja lööb ära nagu.
Romani, kes küsisin, et miks on niimoodi kujunenud viimastel hooaegadel, et FC Kuressaare saab suurema osa oma punktidest ja väga palju punkti just mängudes Narva Transi vastu. Räägi, miks meil on viimastel hooaegadel mäng Transi vastu läinud. Tänavu oleme ju ka 2 mängu juba mõlemad Transi vastu võitnud. Ma täpselt nii ei oska nagu öeldagi, võib-olla see, et nagu nad mängivad võitluse peale, eks me mängime kõvasti võitluse peale, et meile nagu sobib see mäng, et ma arvan, see on nagu see põhifaktorid, et meil nagu sobivad nad vastasena ja seega on nii siis. Millise mänguplaani Sander Post täna Narva Transi vastu paika pani? Saan nüüd kõike ka nagu päris öelda. Aga ei midagi, mängime just oma mängu, et siin Tammeka vastu meil ju võimalus oli kõvasti ei löönud ära, et teadsime, et siin ka tulevad omad võimalused, tulid küll vähem, aga tulevad, et just oma mänguplaanist nagu kinni hoidma ja siis nagu tuleb tulemus ka lõpuks. Kui oluline nüüd turniiri tabelit silmas pidades see 3 punkti oli, et ikkagi vaatate ja jälgite siia-sinna? Eks veidi, ma arvan, kõik vaatavad veidi ja nagu väga olulised 3 punkti tuli nüüd tabelisse, et see seal, ma arvan, seal tipus on tihe, nüüd siin on lõpupool, kus me oleme, keskel on jälle tihe, et nagu väga-väga mõnus võitlus. Seoses Kure sünnipäevaga nüüd Tallinnasse tagasi sõites Sander Post torti lubab süüa? Ma loodan küll. Loodan küll, et siin Vahermäel just oli sünnipäev ka, et tõi purkse meile, aga veidi jahedad, et võib-olla oleks tore, kui nüüd kooki tooks.